Tere ka minu poolt. Mina siis tutvustan teile Teedetehnoloogiakeskuse uue põnevat toote nimega DIGCity. Teen seda siis konkreetse arendusprojekti näitel. See oli meile väga tähtis töö, kuna tahtsime selle kaudu testida enda võimekust ja valmidust viia läbi teadusmahukaid projekte, mis sisaldavad siis nii rist- kui ka tarkvaraarendust. DIGCity on selline veebiteenuse edasiarendus. Nendele lihtsalt, kes ei tea, et TIC ehk Teedeinfokeskuse veebiteenus, mis on loodud Teedetehnoloogiakeskuse poolt selleks, et talvisel ajal saaksid riigiteed õigeaegselt hooldatud, igasugu ootamatused, näiteks must jää, härmatis või lumi, mis võivad libedust põhjustada, oleksid ennetatud ja liiklemine talvisel ajal oleks siis ohutu. Et kas slaidid ka muutuvad, vahetuvad. Nii. DIGCity siis edasiarendus sai hoogu sisse tänu Tallinna poolt korraldatud Tallinna Innovation konkursile, mis toimus eelmise aasta lõpus. Ehk selline kutse oli nendel väljas, et kui sul on põnev idee, kuidas luua uusi targa linna lahendusi või muuta olemasolevaid paremaks, siis on see konkurss mõeldud just sulle. Saada oma ideed Tallinna Innovation konkursile. Ja nii me tegelikult tegimegi ja olime edukad. Nii, millist probleemi tahtsime Tallinnas lahendada? Vaatame siis sellist järgmist pilti. Kaardilt on näha, et Eesti tasemel on meil suhteliselt hea ülevaade ilma- ja teeoludest. Täppe on siin palju, kattuvus enam-vähem ühtlane. Ja Tallinna kohta, aga me seda juba öelda ei saa. Tallinna tänavatele on varasemalt paigaldatud mõned üksikud optiliselt teepinna temperatuuri mõõtmisseadmed ja põhimõtteliselt see ongi kõik. Kuigi Tallinna pindala ei ole suur, on veekogude lähedus ja arvestatav kõrguse erinevus põhjuseks, miks tee ja ilmaolud võivad olla muutlikud ainuüksi juba siis ühe linna osa piires. Tallinnas teehooluse planeerimisel lähtutakse üldisest ilmaprognoosist ja asukohapõhine tee spetsiifiline ilmaprognoos puudub. Meie kliimas talved on siiski küllaltki heitlikud. Kiirete muutustega toimetulek eeldab head ettevalmistust ja kiiret reageerimist. Kuna linnal puudub ülevaate teeolude kohta, siis kõik lahendused on siin head. Libeduse tekket saab jälgida oma silmaga ja kahtluse korral isegi kontrollida ka tallaga. Ja nii siis istuvadki mehed masinates ja ootavad ilmamuutusi. Taolised lahendused võimaldavad tegeleda probleemidega tagantjärgi, mõnikord aga ikkagi ei jõuta igale poole ja nii tekivadki libedust tingitud liiklusohtlikud olukorrad, plekimõlkimised, millega juba kaasnevad ka suuremad kahjud. Talv meil kestab pool aastat ja ohtlikke olukordi on palju. LKF-i statistikast saab järeldada, et mida tõsisemalt talv, seda suuremad on ka kahjud. Graafikul on siis selline näidis 2016 aastast ja suuremad numbrid on seotud talviste ilmaoludega. Mis on siis lahendus? Tallinna Innovation konkursile pakkusime Tallinnale DIGCity kontseptsiooni, mis võimaldaks ennetada libeduse teket ning parandaks teehoolduse planeerimist ja juhtimist. Võtsime eesmärgiks käivitada Tallinna osadele teehooldajatele teespetsiifilised ilmaprognoosid ja selle eeldusena rajada Tallinna linna tänavaid kattev nutikate miniteilmajaamade võrk. Lubasime, et piloteerime uudset lähenemist, kus teenused tarbijad ei pea info saamiseks tegelema seadmete hankimisega, hooldamisega, omamisega, küsimustega, vaid saavad vajalikku informatsiooni data as a service põhimõttel. Oktoobri lõpus käivitasime projekti ja märtsis oli juba tähtaeg. Aega napis, aga nagu ikka, aga meil olid praktiline kogemus, partnerid, mis toetasid meid ja nii see arendus siis läks. Alustasime nagu tavaliselt asukohtade valikust, ettepanekud laekusid siis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti poolt, kes küsitles lepingupartnereid ja Tallinna linnaosade valitsusi. Käisime kohad läbi, täpsustasime paigaldustingimusi, tegime pilte ja mõõtmisi ja kogutud andmete alusel tegime siis juba teilmajaamade asukohtade lõpliku valiku. Kokku jäi meil Sõelale 16 asukohta
Soove oli küll palju rohkem, aga kuna tegemist on piloodiga, siis pidime püsima ikka teatud raamistikus. Ja edasi oli vaja kohandada seadmete komplekti, mida juba mõnda aega me siin katsetasime riigimaanteedel. Siin on üks paremal näide Tallinna ringteelt. Et täiendasime mini-ilmajaamade funktsionaalse osa, muutsime ilmajaamade mehaanilise osa. Et piltidel siis näeb sellise seadme evolutsiooni. Selle evolutsiooni oluliselt etapid, kus tegelesime seadmete korpusega, päikesekiiruse kaitsme, disainimisega, trükkisime printeril, siis jälle muutsime ja siis lõpuks olid kinnitused ja oligi jaam valmis. Et paigaldatama siis juba siin Järve piirkonda. Kokku saime valmis 16 seadet. Peale väikest pidulikku rivistust hakkasime siis seadmeid testima. Keskkonnateste tegime Teedetehnoloogia Keskuse kliimakambrist, temperatuuride intervallis siis -20 + 30 kraadi. Panime kõik jaamad korraga 48 tunniks kambrisse ja võrdlesime siis jaamade käitumist võrreldes referentsiga. Teste oli meil päris palju, sealhulgas ka sellised veidi spetsiifilisemad. Vahepeal pidime ka lumesuppi keetma, et seadmed ei jääks naljaseks. Testime kindlasti ka teisi mõõtmisseadmeid eesmärgiga välja selgitada ka nende integreerimise võimalusi. Testimine on üldse selline lõpmatu protsess ja sellega me kindlasti jätkame, et tõsta saadavate andmete kvaliteedi ja laiendada sensorite valikut. Testitud seadmed juba paigaldasime loodusesse jaanuarikuu jooksul. Kahjuks ilm ei olnud enam sama soodne kui detsembris ja tuli arvestada juba nii madalate temperatuuridega kui ka suuremate, sajusemate ilmadega. Paralleelselt siis oli vaja tegeleda ka tarkvaraarendusega ja seoses algse prototüüpi muutusega, seadme prototüübi muutusega ja uue sensoorika lisamisega pidime täiendama vastavalt siis oma backendi rakendust. Vaatluste prognoosi andmete avaldamiseks planeerisime algselt luua sellise eraldiseisva lahenduse, mis siis koosneks graafikust ja tabelist ja kus oleks kajastatud konkreetse jaama mõõtmistulemused ja 24-tunnised prognoosid. Et antud siis pildil ongi näha, et paremal on meil prognoos ja vasakul on meil vaatlusandmestik. Et lahenduse realiseerimisel aga selgus, et sellisel kujul andmetel arvestades konkreetse jaama iseärasusi võib olla väga väike mõjuala. Õigete hooldeotsuste tegemiseks on vaja siiski komplektset vaadet, kuhu on kaasatud rohkem mõõtmispunkte ja võimalusel ka andmeid teistest allikatest. Ja nii me läksimegi ehitama alasüsteemi, mis kasutaks kogu tikkfunktsionaalsust, kuid annaks võimaluse kujundada veebivaade lähtuvalt kasutaja profiilist ning valida, millised infokihid konkreetsele kasutajale siis veebirakenduses kuvatakse. Sellega saavutasime vajandliku paindlikkuse, mis meil tegelikult tiki veebiteenusel puudus. Ja siin natukene... Lahendus sai nimeks Dixity ja tegemist on siis sellise autonoomse teelmastiku seiresüsteemiga, kust vajalikku informatsiooni saab hõlpsasti kätte täisteenusena. Lahendus on kergesti skaleeritav, vastavalt konkreetsele vajadustele saame luua ka sobiva teenuse paketi. Kasutame IoT-seadmeid, mis on autonoomsed, ei vaja välistoidet, varustatud juhtmeva kommunikatsiooni lahendustega. Seadmete paigaldust on hästi läbimõeldud ning seos olemasoleva taristuga on minimaalne. Teenuste käivitamiseks meil piisab vaid mõõtmiskohtade nimekirjast, et mõne tunniga paneme vaatlusandmed ja prognoosid jooksma. Olude prognoosimisel kasutame regiooni parima mudelennustust. Ja lahendus on arendatud linnadele teede spetsiifikat silmas pidades, kuid sobib kõikidele, kes soovib teada saada, mis teda ees ootab.
Olemasute seadmete integreerimine meie jaoks ei ole probleem, et juba täna on süsteemi liidestatud rohkem kui 40 erinevat andmeallikat. Ja siin on siis mõned hüved, mida Dixiti pakub. Tehooldus muutub vajaduspõhiseks. Hooldevõtted ja planeerimine on täpsem. Kindlasti väheneb keskkonnamõju. Paranevad sõidutingimused ja liiklejate ajakulu väheneb. Ja loomulikult vähenevad talihooldekulud ja kahjud ka. Kokkuvõtvalt Dixiti parandab elukvaliteeti, annab võimaluse piiluda tulevikku ning ennetada ilmastikust tingitud kriitilisi olukordi. Ma tänan kõiki meie meeskonna liikmeid, koostööpartnereid, kliente, loomulikult Tallinna linna keskkonna- ja kommunaalametit, strateegiakeskust. Tallinnovation konkurss võimaldas meil fokusseerida peamistele asjadele, kiirendada arendustegevust ja luua uus toode. See oli põnev projekt, aga tõsisemad väljakutsed siiski ootavad meile ees. Ma tänan ka teid tähelepanu eest.